Tere! Kas teadsid, et prompt, mille keskmine inimene keelemudelile kirjutab, ei ole piisav? Milline peaks siis olema üks hea prompt? Eelmine kord saime teada, et eksisteerib Google'i Prompting 101 juhenddokument, mis keskendub sellele, kuidas kirjutada efektiivseid prompte. Täna jagangi ühte lihtsat, aga võimast statistikat, mis aitab sul aru saada, kui hästi sa keelemudeleid kasutada oskad ja kuidas võiksid sellest paremaks saada. Vaatame ühte lõiku selle dokumendi algusest. Promptimine on oskus, mida me kõik võime õppida. Sa ei pea olema promptimise ekspert, et kasutada loovat tehisintellekti. Siiski pead tõenäoliselt proovima mitu erinevat lähenemist, kui esimene katse ei anna soovitud tulemust. Meie kasutajate kogemuste põhjal on kõige tulemuslikumad promptid keskmiselt 21 sõna pikad ja sisaldavad olulist konteksti. Siiski proovivad kasutajad tavaliselt prompte, mis on vähem kui 9 sõna pikad. Pane kommentaaridesse kirja, kui pikk on tavaliselt sinu esimene prompt, mille AI-le esitad. Kas pigem 5–10 sõna või rohkem kui 20? Kui su keskmine prompt on vähem kui 10 sõna pikk, siis sa ei kasuta AI täit potentsiaali. Kui kirjutad 21 sõna või rohkem, siis oled juba päris põhjalik promptija. Mida sinna prompti siis üldse kirjutada tuleb, et ta nii pikk oleks? Ja kas pikem prompt on alati parem? Need on väga õiged küsimused, millele keskendume järgmistes videotes. Järgmine kord vaatamegi konkreetselt ühte näidet, võtame sama ülesande, kirjutame kord lühikese ja kord pika prompti ning vaatame, milline vahe tulemuses tekib. Kui said siit midagi uut teada, siis pane like ja jaga videot kellegagi, kes ka keelemudeleid kasutab. Et järgmist videot maha ei magaks, pane tehisarulageduse kontole follow. Tšau!